Kerge masendus on parim seisund loometööks, ütleb Marju Lepajõe filmis Päevade sõnad. Täna on 28. oktoober, religiooniloolase, tõlkija, klassikalise filoloogi, särava isiksuse ja armastatud õppejõu Marju Lepajõe 60. sünniaastapäev. Me oleme tulnud hetkel Tartu Ülikooli peahoonesse, sellesse osasse, kus on usuteaduskonna ruumid ja näeme siin kõrval ka käärlõigete näitust, kus on oma koha loomulikult leidnud ka Marju Lepajõe, kes oli usuteaduskonna õppejõud aastatel 1993 kuni 2019. See kerge masendus või kurbus, millele alguses viitasin, on ilmselt täna paljude seisund, kes mõtlevad varalahkunud Marju Lepajõele, aga ma usun, et samaaegselt on ka südames väga suur tänutunne, et me oleme saanud osa tema elust. Ja täna seisavad ees Tartus Marju Lepajõe mälestuseks erinevad sündmused, kuhu me kutsume teid kaasa. Äsja on avatud Marju Lepajõe mälestusnäitus ja meiega on Priit Rohtmets Tartu Ülikooli usuteaduskonnast. Tean, et oled olnud Marjuga toakaaslane Tartu usuteaduskonnas, Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Et küsingi, et millised on täna siis need mälestused, mis kõige enam on esile kerkinud? Eks nii nagu siin nendes tänastes sõnavõttudeski kõlama jäi, siis kuidagi Marjut tagasi toov on see tänane näitus, et ta justkui elustab need mälestused, mis meil kõigil Marjust on. Ja minu mälestused on tõesti sellised, et mina nägin teda iganädalaselt nii-öelda töökeskkonnas. Selles keskkonnas, kuhu ta siis tuli. Me tavaliselt veetsime seal mõned tunnid selles kabinetis koos, rääkisime kõikidest maailma asjadest. Ja see oli ütlemata selline rikastav, nii nagu Marju iga kohtumine oli rikastav, küllap kõigi jaoks, kes teda tundsid. Oli see ka minu jaoks alati rikastav. See huumor, see täpsus sõnades, see mõtteselgus, see küsimine, need nüansid, mida ta suutis leida. See vaatenurk, mis oli alati originaalne, alati just nimelt marjulik. See on midagi, mis ilmselt jääb kõigile, kes temaga kokku puutusid meelde. Ja nii ka minule. Ja ausalt öeldes, sellest on küll nüüd juba 3 aastat, kui teda ei ole, aga see tänane näitus ja kõik need üritused ja nende korraldamine on tekitanud tunde, kui väga me tegelikult, ma arvan, nii mina kui ka teised, me seda igatseme. Et midagi olulist on puudu. Ja eks inimene muidugi õpib aastatega ju seda kuidagi kompenseerima ja Marjule teisiti mõtlema, ka juba distantsilt. Aga mina olen leidnud lohutust sellest, et ma olen aeg-ajalt ikka lugenud seda, mida Marju on kirjutanud ja see on kuidagi aidanud teda hoida oma mälus sellisena, nii nagu ta siis ka meie kokkupuutel oli. Ma tean, et sa oled ka seotud nende trükistega, mis kohe esitletakse, et võib-olla paar sõna ka nende kohta. No nende trükistega olen ma seotud tõesti nii palju, et me usuteaduskonna poolt aitasime seda Marju 60. sünniaastapäeva organiseerida, selle tähistamist organiseerida. Need trükised on üht või teistpidi kõik Marjuga seotud. Alustades siis traktaadist inimolu viletsusest, mis on Marju enda tõlgitud ja mis siis nüüd on Tallinna Ülikooli abiga jõudnud kaante vahele.
siis edasi on Marju enda tekst ühest tema esseest, mille andis välja siis Ilmamaa, just nimelt Marju sünniaastapäevale mõeldes. Ja kolmandaks siis tegelikult mitmekümne kolleegi panusena siis Vikerkaare erinumber, mis küllap on selline väga mitmekesine ja väga huvitav ja väga erikülgedelt ka Marjut isikuna näitav väljaanne. Ütlemata hea meel, et see 40 kestnud teekond, Innocentius eesti keelde toomise teekond on jõudnud õnneliku lõpuni, me saame seda raamatut siin täna esitleda ja et Eesti rahvas siis ameti saab meid parandada ja tõelistest väärtustest osa. Sellise kokkupanemise puhul algul ikka natukene kummitab hirm, et võib-olla sellest tuleb lihtsalt selline sahtlite tühjendamise projekt, aga tegelikult, kuigi see sisu on hästi heterogeen, et sealt on väga palju, nagu kultuuris ikka, selliseid läbivaid niite, mis seda numbrit omavahel seovad. Marju Lepajõe on nimi, mis ühendab mitut Eesti humanitaaride valdkonda, humanitaaride kogukonda. Eelkõige ma ütleksin, et filoloogide ja teoloogide oma. Ja sellepärast ongi selles Vikerkaare numbris tekstid peamiselt klassikalised filoloogidelt ja teoloogidelt, aga ka ajaloolased ja Eesti filoloogid on esindatud. Ja ilmselt võibki seda nimetada antoloogiaks. Ja ma arvan, et sellist antoloogiat varem eesti keeles ilmunud ei ole, minu teatavamalt mitte. Tekste on siis nii Mesopotaamiast, antiigist, keskajast, varauusajast kui ka tänapäevast. Aga ühine nimetaja on neil see, et kuidagi on kõik need tekstid seotud vanade keeltega. Ja selle Vikerkaare numbri koostamise idee oli algselt selline, et klassikalised filoloogid ja teoloogid võiksid seal olla võrdselt esindatud. Kahjuks peab ütlema, et see mõte praktikas ei toiminud. Klassikaliste filoloogide poolt oli huvi väga suur, teoloogide poolt pigem tagasihoidlikum. Aga seda enam au ja kiitus neile, kes kohe positiivselt vastasid ja sellesse numbrisse oma panuse andsid. Täna on Marju Lepajõe mälestuspäev ja äsja esitleti mitmeid trükiseid ja esitlusel on ka Tartu Ülikooli usuteaduskonna esimene dekaan, emeriitprofessor Kalle Kasemaa. Tema, ma julgen kahtlustada, oligi see, kes kutsus Marju Lepajõe usuteaduskonda. Kas mul on õigus? On küll jah, sest kui küllaltki ootamatult tuli teaduskonna taas avamine ja esimese aasta õppejõududega me saime hakkama nii päris hästi veel, aga siis tekkis tuleviku suhtes küsimus, et on vaja inimesi ja kust neid võtta ja Marju Lepajõe oli vaba inimene, nii et me oleme väga rahul sellega, et oli nõus meile tulema. Muidugi tema polnud ainus, kes teisel aastal meile tuli, aga tema tulek meie teaduskonda on minu meelest meie jaoks erakordselt suur võit. Meil kõigil on erinevad suhted Marju Lepajõega, et teil oli kindlasti kolleegi suhe, aga kas oli neid veel? Ja tegelikult need suhted algasid varem, sellepärast et 90. aastate teises pooles, kui ei olnud veel 80. aastate teises pooles. Marju Lepajõe ja veel paar inimest tundsid huvi heebrea keele õppimise vastu ja Marju Lepajõe töötas sellel ülikooli raamatukogus, nii et tema hankis ruumi ja 3 aasta vältel ma õpetasin Marjule, Jürnas Koklale ja Andres Krossile heebrea keelt ja 2 aasta jooksul lugesime väga erinevaid tekste, nii et nii hästi Mišna tekste kui Qumrani tekste kui keskaegset heebrea luulet ja nende tekstide lugemisena valmis ka Talmudi traktaat Isad tõlgemisloomingu raamatukogus ilmus vist 90. aastal. Aga siis oli meie suhe oli ainult õpetaja ja õpilase vahekord, nii et mingeid erilisi lähemaid kontakte ei tekkinud.
kas võib rääkida ka sõbra suhtest edaspidi, et olite ju pikalt usuteaduskonnas koos? Jaa, no seda küll ja seda enam veel, no üldiselt oli niimoodi, et kuna ma ei elanud Tartu linnas, siis ma käisin Tartus nii vähe kui võimalik oli teatud päevad nädalas, nii et siis ei jäänud aega nii-öelda muu jutu rääkimiseks, aga siis, kui ma kolisin elama Tartu linna, siis Marju Lepaja käis üsnagi reeglipäraselt mul külas. Üsna reeglipäraselt ja see oli, no ikkagi need vestlused olid mõlemale viljakad, ma arvan, peale selle, ma usun, et ta sai minu käest ka raamatuid või näpunäiteid, mida lugeda ja konkreetselt ka raamatuid. Ma ütleksin, et ma olen ruumi kitsikuse tõttu olin sunnitud mitu kaamelikoormat raamatuid andma ära kolleegidele ja Tartu Ülikooli raamatukogule. Kaamelikoorem tähendab kogust 70–80 kilo, mitte seda, et mul kaamel oleks. Ja mida hindasite Marju isiksuses kõige enam? Tema põhjalikkust ja no ta oli väga mitmekülgne inimene, nii et mis töösse puutub, siis põhjalikult kahtlemata. Tal oli harukordne huumorimeel, mis ei ole sugugi tavaline Eestimaal. Täna mälestame Marju Lepajõed. Missugune tähtsus tema teadustööl on Eesti kultuuriloole? No sellest siin räägiti väga suur. Mina tunnen teda hea kolleegina Vaba Akadeemias. Me koos lõime. See oli nagu minu idee, et ta kohe liitus ja ta oli väga populaarne lektor meil. Ja umbes, kui te kuulasite täna tema juttu, et milline peab olema Eesti haridus, siis ta sellepärast just liituski selle Vaba Akadeemia, et seal saab anda sellist haridust, mida võib-olla teises kohas ei saa. Ja võt, see ongi tema roll. Ta on olemas, ütleme, akadeemilised inimesed, kes uurivad probleemi ja niimoodi sulevad seda. Aga tema oli uste avaja ja see on väga tähtis. Ja selles mõttes, kui täna esitati tema mitte lõpetatud tööd, sest ta kunagi mõned tööd ei saa otsa, siis ka see on väga oluline, sest tegelikult need humanitaarvaldkonnas ükski töö ei lõppe, see on nii. Kas teil on täna ka mõni selline isiklik mälestus, mis on esile kerkinud, mida tahaksite jagada? No ma ei tea, üsna palju, kui me lõime seda akadeemiat, me mitu koosolekut, aga Marju mitu korda rõhutas, et õige akadeemia vaim on see, et akadeemikud korraldavad sellise korraliku lõuna ja seal on suurepärased söögid ja joogid. Ja alati, kui me nüüd koguneme pärast Marju surma, me tuletame teda meelde.